Vaata, siin on ju see materjal, millest mina õmblesin, kalu. See on nagu kalasoomused. Need on nii ägedad värvid. Et need ma pean küll kohe kaasa võtma. Need on väga ägedad asjad. Päkapiku mütsile saaks sükse karva, aga see on nii kinni siin, et nii. Saame selle karvakese. Täna ei ole midagi siit võtta. Nagu minu jaoks mitte. Sellest saab patsikumme teha näiteks. Okei. Vau, vaata, mis tore. Sellest tahaks kohe väikese mantlikese teha mõnele tüdrukule. Tema, keda te siin ekraani peal näete, on minu vanaema Inge ja temast see kogu film ongi. Ning mina olen Miia, tema lapselaps. Aga see pole hetkel tähtis. Kuhu ma nüüd jäingi? Niisiis, minu vanaema on õmbleja. Tegelikult on ta igati moodi väga loovisik. Näiteks lisaks õmblemisele valmistab ta ka tassiseadeid ja kaarte. Aga peamine on ikkagi õmblustöö. Ja on oluline mainida, et pea kõik minu vanaema tehtud tööd on redisainitud. Aga õmblustöid on tal väga palju erinevaid. Nimelt teeb ta hõlmikkleite, dresskleite, kudumkleite, lihtsalt kleite, kraesid, prosse, džempreid, kardigane, dressikaid, kostüüme, kotte, kingi, jõulususse ja tema leivanumbriks südamed. Aga nüüd filmini. Et mina elasin sellel ajal, kus poodidest ei olnud üldse riideid saada. Ja siis mul oli nagu selline tunne, et kui ma kuskilt ei saa mitte midagi, siis ma pean hakkama ise tegema. Ja sealt see nagu alguse sai ja siis ma läksin sinna oma õmbluskooli, siis ma mingisugused näpunäited ma sealt sain ja siis ma nagu oma perele olen küll kõik riided teinud ise, et Nagu te juba kuulsite, siis on Inge tegelenud terve oma elu õmblemisega, kuid see ei olnud tema esimene töö. Peale 80-ndaid või midagi sellist, et elasin Kadrinas ja seal Rakvere linnas oli üks ainukene lillepood ja minu meelest see oli seal Turuplatsi ääres. Ja kui ma sealt siis mööda kõndisin, siis ma oma südames õhkasin, et kuidas ma tahaksin seal lillepoes töötada. Ja siis järgmine mõte oli, et aga siin on ju ainult üks lillepood. Ja kes olen mina, et ma sinna saan. Aga tead, ma ütlen jälle, et Jumal kuuleb sinu ohkamisi. Ta kuuleb iga sinu ohet, iga sinu unistust. Ja niimoodi läks palju aastaid mööda. Ja ühel päeval ma töötasin lillepoes. Pärast mitmeid aastaid floristina töötamist hakkas Inget huvitama midagi teissugust. Mulle meeldisid kõik niisugused redisainitud riided ja ma nägin, oli tegijaid Eestimaal, kes neid tegid ja neid sai vaadata Facebookis. Ja kuna ma lillepoes olin nii läbikurnatud, ma olin nii väsinud sellest tööst ja pikad päevad ja jalgade peal töö. Ja siis ma hakkasin unistama sellest ja minul on alati nii olnud, et kui sa unistad, siis Jumal täidab su unistused. Ja kui ma tegin otsuse tulla lillepoest ära, et kui sa jätad vana asja maha, kui sa paned ukse kinni, siis sul aken läheb kuskil lahti. Ja siis mul tütar Liis ütles, ema, tee oma firma. Et mis sa ikka jokutad ja siis, et hea küll. Tütar ütleb, kuidagi tuli seda julgust ja see aeg oli nagu ka küps selleks. Ja siis tuligi ja niimoodi tuligi, et kui tütar ütles ja mina tegin, siis tuligi Inge ja Liis ja nii tuligi see Inge Liis.
siis selle ilusa varruka kanga, see oli üks ära näritud tükk, tead, niisugune, noh, siukene, tead, siuke. Aga varrukad sain lühikesed ilusti ja jäi veel järgi, kui on nii ilus riie, siis sa hoiad seda veel kokku, sa teed veel mitmele lapse kleidile siit varrukad. No vot, et mul on niisugune kokkuhoiumajandus. Nii tore, et te tulite. Kas me võime teha alguseks ühe väikese palve ka ja kas võib teid õnnistada? On see okei teile? On jah? Siis me täname taeva isa teie eest, et te olete tulnud ja isa, me palume, et see võiks olla lastele üks rõõmuks ja üks selline hästi loominguline töötuba ja et ei oleks kartust ega hirmu, vaid oleks üks suur rõõm kõike luua ja teha. Ja isa, me täname, et sinu püha vaim on meie kallitega. Ja olge te väga õnnistatud, kõik väikesed ja suured. Ja sinu ma tahtsin sulle saata ühe geniaalse asja. Kas teil on hundid saares kuskil lähedal? Ja, aga need ei tohi pudistada. Ma julgustan sind proovima erinevate lillekestega, proovima erinevaid värve kokku panna, siis sa leiad, mis sulle päriselt meeldib, eks ju. Et ära kohe kinnita, aga saad proovida. Et mul on alati nii suur rõõm, kui mulle tulevad töötuppa inimesed ja kui ma saan anda seda edasi, mis mul on ja kui ma saan igasugusi nippe neile anda ja eelkõige, mida ma tahan neile anda, ma tahan usku anda neile. See, et neil oleks usku, see on see, mis viib sihile, et sa usud ise endasse. Nii kaua kui tee tõmbab, vaata. See on nii super laul ja vaata seda peret. Kuulame lõpuni, mul tee tõmbab ka nii kaua aega. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Ma vahepeal pean sulle ütlema, et sa oled nii armas intervjueerija või kuidagi, see amet sobib sulle. Oota, kus olla. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.